Võib-olla oled näinud mõnda uudist, et Eesti elanikud arvavad nõnda või Eesti elanikud eelistavad seda ja teist erakonda. Ja äkki oled ka mõelnud, et kes need elanikud on? Minu käes keegi küll midagi pole küsinud. Tänases uuringukoolis annangi lühiülevaate sellest, kelle käes me siis tegelikult arvamusi küsime. Räägime eelkõige esinduslikest valimitest ehk uuringutest, mille vastajaskond esindab elanikkonda tervikuna. Kuidas me siis valime, keda uuringusse kaasata? Enamalt saadame me uuringukutseid Kantar Emori eelvärvatud kontaktibaasile ehk inimestele, kes on meie vastajaskonnaga liitunud. Baas on mahukas ja mitmekülgne ning laieneb pidevalt. Muidugi on omad miinused baasi kasutamisel, aga me vajame inimeste nõusolekut ja nende informatsiooni, et kontakteeruda. Kui on soov olla kaasatud, siis tasub meie baasiga liituda. Selline praktika on üldlevinud kogu uuringute maailmas. Seejuures on ka avaliku sektori uuringuid, milleks me peame sageli taotlema rahvastikuregistri informatsiooni, et jõuda vajalike sihtrühmadeni, näiteks kindlate piirkondade elanikeni. Selliseid uuringuid teeme me vaid riigiga koostöös. Aga läbi rahvastikuregistri on võimalik, et saab kutse meie uuringus osalemiseks, kuigi sa pole meie vastajapaneelis. Alati on õigus kutses keelduda, sest uuringutes osalemine on vabatahtlik. Samamoodi juhuslikult võib arvuti genereerida su telefoninumbri, millele meie küsitleja helistab, kui kasutame lisaks veebiküsitlusele ka telefoniküsitlust. Mõlemal juhul, nii oma baasi kui ka rahvastikuregistri kasutamisel, on Eesti elanike suhtes esindusliku uuringu tegemisel rakendatud juhuvalikut. Me küll jälgime kindlate sihtrühmade täituvust, nagu sugu, rahvus, vanus ja muu selline, kuid kes konkreetselt valimisse satuvad, on juhuslik. Seega, kui tunned, et sinu hääl on esindamata, siis osale kindlasti uuringutes, kui oled kutse saanud, kuna iga hääl on oluline, sest sina esindad nii ennast kui ka teisi inimesi, kes sinule sarnaselt mõtlevad.